Loomakaitse seltsi helistati Muugalt ja teatati, et hulgaliselt koeri pidava naabrinaise hoovist tuleb välja kannatamatut haisu. Kohale jõudnud loomakaitsjad leidsid eest šokeeriva vaatepildi. Järatud koerte laibad. Mis see on veel üks? Kas see koer siin on hiljuti surnud? Ja seal on veel üks. Mis sa riided? Need on minu 500 meetri jooksjad siin. Ja see on nagu nüüd õhtusöök? Ei ole õhtud mingit õhtusööki siin ei ole, neil on söönd juba. Kõige jõhkram oli see, et siis emas koeral oli jäetud oma pojad toiduks. Vaevu püsti püsivas lagunenud ja prahtitäis majas elas üksik üle 70-aastane naisterahvas. Kuidas te saate niimoodi ühtede koertega teisi koerasid toita? Oskate te mulle seletada? Nad närivad konti, noh. Närivad konti, aga kas ei ole teie arust ebanormaalne, et koerad... Palju asju on ebanormaalne. Aga miks te neid enda loomasid pole maha matnud siis? No nad tahavad närida seda, noh. Aga meil konti ei ole, seal naabrihannast tood pudra konti ja neid kuskilt võtta. Ja järjekordne ja veel üks surnud loom. Seal taga võib neid veel olla. Ka tiheda muru seest leiti loomakorjuseid. Siin on ju täiesti laibalõhn on siin üleval. Kas teid ennast ei häiri või? Laguneb, ega ma ei tea, mina ei nõustu selle laibalõhna. Aga miks te maha ei mata siis? No, aga ma tahan, et ta täna söövad, et see on puhas liha. Nad on päris rammusad kutsikad olid mul. Naabrid teavad vanaproua kohta nii mõndagi rääkida. Naabrinaine on meil elanud siin kõrval väga kaua aega, kogu oma elu. Ta on kohalikult kutsutud nagu hullumeelseks, ta on skisofreenia. Ja tal on olnud ka kogu aeg neid loomi. Aga kas need osad on tal võib-olla lihtsalt ära surnud. Vaevalt, et ta neid ise on tapnud, aga võib-olla nälga või on neid mürgitatud. Vaja põlema jätta järgi, kord ärge pildistage. Ootan, et sina ma räägin ära. Koerad hirmutasid jalgrattureid ja külaelanikke juba aastaid. Mina pidin vanasti käima ühe kepiga, et saada naabrinaise juurde. Miks siis? Vaata, igaks juhuks ma pidin alati kepiga olema, et kui need koerad tuli mulle minu juurde, oleksin andnud neile nagu ehmatanud neid selle kepiga. Tänaseks on 3 koera varjupaika viidud ja nad otsivad omale uut omanikku. 2 koera eest lubas aga hoolitsema hakata üks vanamemme naabritest. Kuid kuidas teised koerad surma said? Lõppkokkuvõttes tuli välja, et need ei olegi nagu maha löönud mitte memm ise, vaid üks suri poegimisel ja kutsikad on nüüd kellegi poolt nagu tapetud. Ja selline praktika ongi välja kujunenud viimase paari aasta jooksul, et kevadeti tuleb valge džiip 2 mehega, tulevad välja ja 2 kõige suuremat looma löövad maha. Mis aga saab vanaprouast, kes naabrite sõnul suutis külmi talveilmasid üle elada vaid seetõttu, et magas ühes voodis teda soojendanud koertega, sest majal pole isegi aknaid ees? Kas aga kohalik omavalitsus on üritanud aidata vanaprouat, et ta sellistes tingimustes elama ei peaks? Tema meid enda juurde sisse ei lase. Mina olen käinud seal mitu korda aiavärava juurde, kuna seal on hirmus palju koeri, kes tulevad kallale. Ja nii nagu öelda, temal on ühendus kõikide riigi tegelastega läbi maa ja lillede ja siis te arvate ise, milline ta on. Malle Targeli sõnul ei saa teda väevõimuga haiglasse viia, sest seda seadused ei luba, kuna ta ei ole teistele inimestele ohtlik. Oleme talle rääkinud, ta ütleb, see on minu maja, mina elan seal ja mina kusagil ei lähe. Kas koerte väärkohtlemisest ei piisa, et teda haiglasse viia? Ausalt öelda, et ma ise näinud ei ole neid korjuseid. Kui ma käisin, siis ta neid korjuseid seal näha ei olnud. Vähemalt nii palju, kui mina sealt aia tagant nägin. Aga ma ei tea. Ma ei oska selle peale lihtsalt teile öelda vastust. Vanaproua käib iga kuu sotsiaaltöötaja juures pensioni järel ning Maardu linnavalitsus maksab kinni ka tema küttepuu arved. See on ka kõik.